Nii, ähm, aga alustame siis üldisest. Mis ma nagu tagataustal räägin, kus me praegusel hetkel, ma räägin ka natuke sellest projektist üldiselt. Praegusel hetkel me oleme siis sealmaal, kus meil on ära tehtud kehtestatud planeeringute migratsioon. Seal on meil veel mingitel vaadetel väikesed nii-öelda migreerimise käigus tekkinud vead, neid me teame ja neid ma tegelikult näitan ka teile. Meie soov on see, et kui me selle asja oleme laivi pannud, siis me tegelikult ootame ka tagasisidet, kui teile endile nagu paistab midagi silma, mis ei lähe kokku sellega, mis eelnevalt on olnud või tekib küsimusi või ettepanekuid, kuidas midagi paremini kuvada, et kõik need asjad on oodatud. Ja tänane tutvustatav rakendus läheb laivi täna õhtuks, ehk siis saate seda nii-öelda näha ja katsetada live-keskkonnas siis alates homsest. Menetluskeskkonna funktsionaalsuste osas siis tulevad meil eraldi koolitused nii jaanuaris kui veebruaris erinevate teemade lõikes. Ja menetluskeskkonna laiv on planeeritud jaanuari lõpus. Kui rääkida sellest, mis siis kuhu nii-öelda plaanis oma nii-öelda süsteemi poolest tuleb, siis ta tuleb e-ehituse platvormile ja ta hakkab siis olema nii-öelda kandma seda infot planeeringute osas ja on siis nagu nii-öelda tagab seda eelinfot siis ehitamiseks. Ehk siis need kaks valdkonda, ehitus ja planeerimine, saavad üheks. Kõikidele Planki kasutajatele me oleme teinud juba ära kasutajad ka nii-öelda seotus omavalitsusega, ehk siis võite minna peale laivi kontrollima seda või tegelikult on teil juba praegu, kui te lähete e-ehituse lehele, siis tegelikult teil peab siis seal olema lisaks sellele, et sa oled eraisikuna esindatav, siis peaks teil olema seal ka kohalik omavalitsus esindatavana. Ma natuke räägin ka sellest, kuidas vaadata enda andmeid. Ma panen ennast mingi omavalitsusena. Vaadata oma andmeid registris. Esiteks saab siin siis minu andmete all panna eelistusviisi, kellena sa tahad, et sa oled vaikimisi sees. Kui sa tead, et sa käid siin tööalaselt rohkem, siis võid vabalt valida selle omavalitsuse, millega sa käid. Kui sa tunned, et sa tahad ikkagi, et su esimene valik oleks füüsiline isik, siis saad seda siit muuta ja siis siin alt seda salvestada. Kui me räägime organisatsioonist, siis organisatsioonis, et näiteks juba sina, kui sa oled siin kasutaja ja sa tahad siia nii-öelda kasutajaid juurde lisada, näiteks tuleb mõni kolleeg juurde, kes hakkab ka siin nii-öelda registris toimetama, siis saab seda teha siit kasutajate halduselt ja siin on siis kaks vahelehte, siin on asutuse üldandmed, kus on siis e-post, kuhu saadetakse teavitusi ja siis on kasutajad. Kasutajate osas peab siis olema teil lisaõiguseks haldaja. Kui seda ei ole, siis vaadata, kellel teie nii-öelda kasutajatest on see ja paluda see lihtsalt lisada teile juurde. Lisamine siis käib siit pliiatsi ikoonist ja saab siis neid lisaõiguseid juurde panna. Ja kui ise siin nagu iseseisvalt hakkama ei saa, siis saab meie klienditugi ka tegelikult seda teie eest teha ja aidata, aga see on kõige lihtsam viis iseseisvalt toimetada.
nii. Avalehe osas siis meil on nii-öelda selline üleüldine avaleht, kuhu on toodud kõik informatsioon erinevate teemade kohta, mis siin siis nii-öelda registris või platvormil esindatud on. Sisu poolest on ta praegu dev-keskkonna vaade, ehk see sisu ei lähe kokku nagu päris laivi vaatega, et seda ärge pange tähele. Aga siis ma näitaks teile neid kohti, kus siis saab kehtestatud planeeringute tuikuid otsida ja kus siis saab nii-öelda neid kehtivaid planeeringu andmeid kätte. Kõik kaardid, mis meil on siis nii avalehel, planeeringutes, planeeringulahenduse vahelehel, ka ehitusvaldkonnas, ehitiste vahelehel. Siin siis on meil selline üleüldine kaart, kus meil on siis erinevate kihtide kaupa jaotatud teemad. Kui ma võtan siit ühe näite ka lahti. Avakaarti ja üleüldse kõiki kaarte siis saab teha tegelikult ekraani suureks, et ta ei segaks teie nii-öelda otsinguid, asju, et ta saaks sellele huvipakkuvale asjale võimalikult kiiresti ligi. Ma näitan korra ühte detailselt vaadet ja siis ma võib-olla näitan, kuidas need kihid sisse-välja lülitavad, et see on võib-olla see tavaline loogika, mis seal on. Mis siin nüüd nagu selle kaardi juures toobki kokku planeeringu ja ehitusvaldkonna ongi see, et sul on võimalik saada siis infot, kui sul on seal kaardil ka mõni hoone või rajatis, et siis sa saad tegelikult samas kaardiaknas infot siis detailplaneeringu kohta, kui on ka kruntide kohta info, siis ka kruntide kohta ja kui hoonete peal käid, siis ka hoonete kohta liikuda ka sedapidi, et minna näiteks, ma lähen nüüd vaatan korra, et mis ta nagu ehitise vaade on. Et saab siin nii-öelda tutvuda sellega. Nii. Hüppame siis kohe tagasi ja saab ka minna siis planeeringu kehtivale vaatele. Nüüd ma räägingi lahti tegelikult planeeringu kehtiva vaate ka, et on natukene teistsuguse ülesehitusega, kui on Blankus. Siin on nii-öelda need vahelehtede nimetused teistmoodi. Planeeringu üldinfol on siis need üldandmed, toodud nii palju infot, kui on nagu sisestatud. Lisaandmete alla me oleme ta vaikimisi kinni pannud, see on nii-öelda see vana metaandmestik, mis siis juhul, kui see on täidetud, siis siin on infot, juhul kui ei ole, siis siin ei ole. Kokkuvõte vahelehel. Vaadete osas ma räägin lahti selle, mis tähendab siin planeeringudokumendid ja mis tähendab seotud planeeringud. Planeeringudokumendid praegusel hetkel ta näitab vaatena siis neid nii-öelda versioone, mis siia tehtud on. Me natukene teda nüüd migreerimise käigus muudame, et see dokumendi liigina siin ei ole õige näidata seda nimetust, et me nagu seda natuke korrigeerime arusaadavuse mõttes ja neid seisundeid vaatame ka, et nad läheks ilusti kokku. Aga point on sellel siis see, et kuvada siin siis kõiki dokumente, mis ka näiteks kui menetluskeskkonnas nüüd hakatakse menetlema, et kõik nii-öelda näiteks algatamise otsused, vastuvõtmise otsused, et kõik need oleks siin ühes kohas olemas ja kättesaadavad. Seotud planeeringute osas me siis kuvame, kuna siin kehtivas lahenduses ei ole
seotud planeeringut, siis me kuvame seda, kas see seotus oli ja kuidas ta siis seda muutis. Planeeringu lahendus koosneb siis praegusel hetkel kaardist. Siia tulevikus on kindlasti tulemas juurde sisu alles pärast seda, kui nii-öelda ministeeriumi poolt saab selgeks ka, milline see planeeringute andmemudel peaks olema ja noh, selles mõttes seda koostööd ka teiega ja planeerijatega on veel vaja teha, et milliseks ta kujuneb. Ja siis lisade vahelehel on failid migreeritud vaatel siis. Ta on praegu jaotatud 2 plokiks ja kõik migreeritud failid on praegusel hetkel läinud siia planeeringu lisadesse. Me teame, et see on vale, et ta peaks tegelikult võtma neid nii-öelda seletuskirju, ruumiandmeid, digitaalseid kihte eraldi, et me selle muudatuse teeme nüüd järgmise tarnega, et lihtsalt praegusel hetkel on ta sellisel kujul ja lihtsalt teil on teadmiseks siis see, et me teame, et see ei ole õige ja ilus vaade. Nii, siis otsingutest veel. Üks koht siis oli mööda nii-öelda kaardirakendust liikudes ja kaardirakendused on tegelikult meil ka siin nii-öelda nii, kes iganes tuleb siia planeeringuid ka menetlema, et seal ka sees, et seal kihina saate ka alla võtta nii kitsendusi kui ka planeeringu kehtivaid kihte. Nii, otsingute osas. Otsingud koosnevad meil 3 rubriigist. Teile ilmselt kõige huvipakkuvam on planeeringute vaheleht. Mis siit veel puudu on, siia üles tuleb ka tegelikult kaart. Ehk tegelikult, kui te tahate mingite parameetrite järgi siin otsida, et siis need tulemused kuvatakse kaardil ja siis saab sealt kaudu ligi ka sinna. Ja siit on veel puudu nende tulemuste alla, kui ma siit valin detailplaneeringu, mulle tuleb siia 15 000 tulemust, et siis tegelikult nende nii-öelda Excelisse importimine ka või eksportimine, vabandust. Ja see planeeringute otsing veel nagu täieneb ka mingite teatud parameetrite osas, aga ma käin lihtsalt läbi võib-olla üleüldises vaates, mis siin nagu võib küsimust tekitada, et mis ma siin teha saan. Tegelikult ta nagu koosneb siis esiteks sellest vajadusest, et mida otsida kehtestatud planeeringutes ja siis kannab ka nii-öelda seda otsingut, mida soovitakse siis otsida, kui menetletakse siin meie süsteemis. Ehk siis seotud isikud saab otsida selle järgi, kui on lisatud planeeringu lahendusse isikute vahelehele näiteks planeerija, huvitatud isik, et siis läbi selle saab tegelikult siit otsida. Kui menetlus käib, saab algatamise kuupäevast alates, no seda saab ka nii-öelda kehtivate osas, aga siin need nii-öelda erinevad parameetrid on. Planeeringute seisundite osas siis praegusel hetkel on siin 4, aga siin on juures ka, ma olen testis, aga Devis on ka juures need menetluskeskkonna võimalused, et mis on algatamisel alles, mis on koostamisel, mis on vastu võetud, et need nii-öelda menetluskeskkonna parameetrid siis. Ja juhtudel, kui siis menetletakse siin meie registris, siis saab tegelikult otsida ka selle järgi, et palun anna mulle kõik. Näiteks detailplaneeringut võtan Anija vallas ja siis anna mulle kõik need, mis on avalikul väljapanekul.
praegusel hetkel siit ilmselt tulemust ei tuleks, on ju. Aga siit kaudu siis hakkavad ka nagu need huvilised, kes tunnevad huvi nagu kaasarääkimisel kohalike omavalitsuste või üleüldse planeeringute menetlustes nii-öelda oma arvamuse ütlemisel. Et see võiks nende jaoks siis keskne koht olla. See on siis tegelikult kehtestatud planeeringute ja kehtivate planeeringute vaatekoha pealt kõik. Nüüd ma siis räägikski sellest, kuidas saab kehtestatud planeeringuid lisada ja kuidas ta meil äriloogiliselt üles ehitatud on, et mis vajadusi ta katab. Blankis oli siis kaks võimalust. Esiteks see, et kas sa siis tulid laadima oma juba ära allkirjastatud kehtestatud planeeringut või siis broneerisid selle planeeringu ja läksid seda siis väljapoole menetlema, aga sulle oli oluline see, et sa saad selle nii-öelda planeeringu andmekogu ID, millele siis viidata. Et siin nii-öelda sellest nupust alustades, ma räägingi selle ära, et kohalikel omavalitsustel ta siis pakub neid planeeringuliike, mida nemad saavad esitada. Ma võtan näiteks, meil on paar ministeeriumi ka, MKM, lihtsalt näitan, MKM siis saab maakonna ja riigi eriplaneeringut ja lihtsalt näitan ära. Ja näiteks Siseministeerium saab siis riigi eriplaneeringut ainult esitada. Nii, aga lähme siis, vaatan, mul on võib-olla mõni siin näitena ka lahti. Ma teen ta siis tegelikult. Ehk see lisan kehtestatud planeeringu, siin siis valite selle planeeringu, mida te soovite teha. Sama teekond on sellisel juhul, kui te soovite seda planeeringut nii-öelda broneerida või siis juba kehtestatud planeeringut sisse kanda. Ma räägin võib-olla selle vaate nüüd broneeringute teemal esmalt ära. Broneeringutes on teil siis oluline lihtsalt see kood, mis siin on, aga meie võimaldame ka lisaks sellele, et te selle koodi saate, seda nii-öelda juhtudel, kui te ei soovi meile veel menetlema tulla, kasutada nagu sellise ühistöökohana planeerijatega koostöös. Just sedapidi, et koguda siia juba planeeringu jooksul kõik olulised nii-öelda materjalid, mis tegelikult läheb esitamisel vaja. Et siis tegelikult ei jää pärast nii-öelda korraldajale ühtegi nii-öelda eraldi esitamise nii-öelda mahtu, välja arvatud see siis, et nad peavad lisama selle kehtestamise otsuse. Et siin on tegelikult võimalus siis laadida planeering üles kas ühe faili kaupa, komplektina, zipituna ja ta loeb ta siis välja, kui sul on ta zipitud ja õigesti nimetatud, nii nagu blankis oli, et siis ta tegelikult loeb ta ilusti õigesti välja. Siin saab siis tegelikult vajadusel midagi olulist muuta, kui vaja, kui mitte, siis ei saa või siis ei ole vaja seda teha.
Jah, ja siin saab tegelikult ka nii-öelda isikutest siis saate lisada siit planeerija. Ma panen täitsa mingi testnime sellise, et ärge siis ära ehmatage, kui sellist planeerijat ei ole olemas. Nii. Ja planeerija saab tegelikult tulla siia siis neid asju, faile üles laadima, saab tegelikult ka allkirjastada siin planeeringu ja kontrollide osas on see, et siin toimub kas siis automaatne kontroll, et siin süsteemi sees saab seda teha. Sellist kontrolli nagu Blankis oli, et ilma sisse logimata, seda meil ei ole, aga selle jätkamist te saate Blankis nagu ka edaspidi praegu kasutada ja me vaatame siis, kuidas ta meile siia süsteemi ka kuidagi sellisel viisil siis sisse tuua. Kui seda sisse logimist ja nii-öelda kui selle asja järgi on nagu vajadus. Nii. Jah, et broneeringute osas siis jah, et saate teda kasutada siis ka sellise nii-öelda toimikuna, kus te olete juba eelnevalt ära kogunud. Aga ma räägiks nüüd kõik need vahelehed lahti ja võib-olla loogika ka sellisel juhul, kui teil on juba kehtestatud planeering koos allkirjastatud planeeringulahendusega olemas ja te soovite seda tulla siia ainult üles laadima, et siis tegelikult loogika on see, et te saate kohe siia lisade vahelehele minna, üles laadida siis, korra vaatame, kustutan siit selle ära. Valite siis selle variandi, soovin üles laadida digiallkirjastatud planeeringu, lisate ta siia. Siis ta natukene mõtleb ja kui ta on ära mõelnud, siis ta loeb need failid nii-öelda tabelist lahti. Ja siin on siis oluline, et ta need tulemused nii-öelda selle planeeringulahenduse info viiks siis siia planeeringulahenduse vahelehele. Siis on oluline seda impordiruumi andmeid vajutada. Siin öeldakse siis, et import on algatatud ja siin nii-öelda näidatakse siis seda, et see tegevus toimub. Ja kui see on tehtud, siis ta ütleb, et ta on edukalt imporditud. Ja siis on see info tegelikult, kuna siit andmetest oli puudu, ma tean, kehtestamisaeg, siis tegelikult ta selle info nimetuse, eesmärgi ja ala siis tõi siia kaardile ära. Kehtestamisaega saab siis, kui ei ole seda nii-öelda andmetest välja loetav, saab ise ka käsitsi lisada. Nii, siis ma räägin ka nendest teistest plokkidest, et kuhu läheb näiteks teil nii-öelda see kehtestamisotsus. Meil nii-öelda sellist terminit nagu õiguslik alus ei ole. Meie kogume siis seda planeeringu lisadesse ja selle pealt on ka tegelikult kontroll, et kui ma tahan teda registrisse kanda, võib-olla vaatan, äkki ta näitab, siin on mul üks näide, kus ma olen tahtnud registrisse kanda ja ta on öelnud, et mul on siin veel mingisuguseid vigasid ja ütleb, et ka kehtestamisotsuse lisamata, et ilma selleta ei saa. Ja siin on ka tegelikult mul veel import ka tegemata, et siin ta räägib nendest teistest vigadest ka. Nii.
käiks veel üle korra kõik need vahelehe sisud või nii-öelda need plokid, räägiks läbi, mis see loogika on ja siis ma arvan, et me võime liikuda küsimustesse ja vastustesse. Ma natuke, jah, ma räägin veel ka X-teest natuke ja siis räägin ka sellest kaarditeenusest, mida kasutatakse. Aga ma siis liigun veel siia. Üleüldiselt siis räägin kõik need kohad üle. Kokkuvõtte vahelehel siis ilmuvad tegelikult automaatselt dokumendi nimetus, korraldaja seisund dokumendil, see on dokumendi seisund siis. Siin on siis võimalik muuta, kas KSA-d siis tehakse või mitte. Kui tehakse, siis saab eraldi vahelehele KSA-ga seotud nii-öelda dokumente panna. Kui ei, siis ei ole vaja midagi lisada. Seotud planeeringutesse siis ilmub nii-öelda see planeeringu seos automaatselt, juhul kui on seoseid. Me oleme jätnud ka sellise nagu ütleme kõrvaltee või nii-öelda selle võimaluse, et kui neid andmeid ei tule, et siis tegelikult saab käsitsi ka, kui on teada, mis planeeringuga on tegemist, ma ei tea, ma panen siia siis mingi, vaatame, kas Kadapa teel on midagi. Noh, ütleme, et ma tean, et see on seotud näiteks selle planeeringuga. Ma väga palun juba ette vabandust ära, tegelikult ma tean, et selliseid seoseid ei ole, aga lihtsalt ma nagu näitan, kuidas see toimib. Et siit ta leiab siis selle kas planeeringu numbri või nimetuse järgi ülesse, ilmselt teie oskate numbri järgi paremini otsida ja siis siin on seose tüüp. Kas ta siis näiteks muudab täielikult, osaliselt, ütleme nii, et ta muutub täielikult ja siis peale registrisse kandmist muutub siis see olemasolev detailplaneering kehtetuks, kuna ta muutis teda. Planeeringulahenduse vaheleht siis siin on üldandmed, nimetuse eesmärk, need, mis failist välja loeti, neid saab ka käsitsi tegelikult sisestada, kui vajadus on. Siis planeeringu kehtestamise aeg ilmub automaatselt, kui on olemas andmetes. Kui ei ole, saate kalendrist valida, kas ta on üldiselt planeeringut muutev. Jah või ei, saate siin valida, et kas näiteks, ma ei tea, detailplaneering muudab üldplaneeringut või midagi sellist või täpsustab seda, mis iganes mõjutused tal seal on. Planeering alla. Siis sinna alla jäävad katastriüksused. Praegusel hetkel me võtame tegelikult kaasa ka sellise vaate, mis menetluskeskkonnas on. See teile ei ole tegelikult kohustuslik täita. Tulevikust ja detailplaneeringute puhul läheb nagu sisukamaks, et praegusel hetkel need ei ole kohustuslikud väljad. Siis on lisade vaheleht. Lisadesse siis on 3 plokki, seletuskiri, esitlusjoonised, digitaalsed kihid. Siis on uuringud ja analüüsid, mis tehti. Siit siis saate, ma ei tea, ma lihtsalt näitan, kuidas faili lisada. Need uuringuliigid on siin. Saab, kui sisestad, siis saad siia panna, ma panen praegu mingid teised andmed lihtsalt, et näidata seda vaadet ja seda saab siis muuta, kustutada, mis iganes. Ja planeeringu lisades toimub jälle sama loogika. Näiteks, kui te tahate kehtestamise otsust üles laadida, siis kõige lihtsam viis on, et te teete näiteks seda nime, siis tuleb see kehtestamise otsus teile ette ja saate ta siit üles laadida. Märkuse alla saate ka
lingi panna, kui see on vajalik või mis iganes olulist infot on vaja talletada. Nii, ja siis on isikute vaheleht. Isikute vahelehel on siis, tuleb automaatselt, kui te olete alustanud seda sisestamist, teie nii-öelda isikurolliks saab korraldaja, teie kontaktandmed tulevad siia ja isikuna peab siin veel lisaks olema ka planeerija. Isikuna siis saab lisada ta siit isikute nii-öelda vahelehelt, no, ja panna siia ka tema kontaktid. Jah, ja see on siis nende vahelehtede sisu osas kõik. Nüüd ma räägin ka põgusalt sellel teemal, mis siis puudutab X-tee teenust ja kaarditeenust. X-tee teenuse osas on siis see, et teenus, mille vastu pöördutakse, on nagu muutunud. Ja praegusel hetkel me teame, et üks omavalitsus seda kasutab. Neile me oleme saatnud info selle kohta, mis selleks teha tuleb, et see taotlus esitada ja siis, kui me oleme laivis, siis te saate nagu selle vastu meile andmeid saata. Kui siin kuulajate hulgas on see X-tee kasutaja omavalitsus olemas, siis me tegelikult väga ootame seda, et kui te olete ära esitanud, andke märku. Vaatame, kuidas need tulemused siia sisse jõudsid, kas kõik on okei. Ja tegelikult ka neile, kes nüüd hakkavad oma kehtestatud planeeringuid sisse kandma, teil on ka samasugune üleskutse, et kui te olete selle tegevuse ära teinud, siis võite meile ka märku anda, et näiteks on see tehtud, et siis me saame vaadata, et kas kõik nagu kogu see tulemus, mis nagu peab jõudma kehtivale planeeringule, on õige. Teavitamiste osas me eelistamegi meie enda kliendi siis kontakte, milleks siis on info@maarum.ee. Planki osas ka te minu arust juba kasutasite neid samasid. Ehk siis kõik nagu küsimused, mis tekivad või murekohad või kuhu iganes te kinni jääte, saate sinna pöörduda ja telefoni teel vastame ka. Et kui on pakilisem küsimus, mida on mõistlikum telefoni teel küsida ja selle jaoks ei ole vaja väga detailidesse minna, siis saab telefoni teel helistada ja küsida. Kui on midagi sellist, mis sisaldab näiteks, et mis võiks olla veel paremini, mingi arendusettepanek, mingisugune keerukam olukord, et siis pigem pöörduda kirjaga. Need nii-öelda asutused, kes kasutavad siis või kasutasid Planki kaarditeenuseid, nende osas siis jääb see kaarditeenus samaks. Selle nii-öelda link ja nii-öelda lahendus ei muutu. Ja ma ei tea, ma arvan, et ma olen tegelikult ringi siin sellele peale teinud. Lõpetan jagamise ära ja vaatame korraks, kuidas siin küsimustega ka on. Nii, kas seose tekkimisel ehk TP muutmisel läbi uue TP jääb esialgne ruumikuju näha ja näha ka uus ruumikuju. Ma peaks selle korra läbi testima. Ma ei oska sellele nagu kohe vastata. Kui Plank seda ei võime. Ma sellele Enelini küsimusele, sellele ma vastan hiljem. Ma ei tea, kas ma otse Enelinile äkki vastangi või siin selles chatis. Ma testin ta läbi ja siis ma oskan öelda, mis see tulemus on.
kas otsida saab tulevikus ka katastri nime ja tunnusega alale koostatud planeeringuid? Küsimus selles, et kui sa ei tea ja korra vaata, mis tal seal selles otsingutes on meil olemas katastri aadress ja tunnus iseenesest sees. Et läbi otsingute nad saavad selle info kätte. Nii, siis on küsimus selle kohta, et kas mingis etapis kontrollitakse planeeringuvallide vastavust seadusele, manuaalselt kontrollima eraldi kontrolleris. Selle ma rääkisin üle, et see on seal selles süsteemis sees. Ma natuke põgusalt puudutan ka menetluskeskkonda korra. Seda ma räägin kindlasti 19. üle, aga menetluskeskkonna osas siis, kui meil seal selles süsteemis seda planeeringut algatatakse, hakatakse koostama, siis enne vastuvõtmisele saatmist tegelikult ka tehakse seesama kontroll, et enne vastuvõtmist juba oleks ta sellel õigel vormistatud kujul, mis ta võiks olla, ja pärast või enne kehtestamist ka siis. Küsimus selle kohta, et kas saab otsida planeeringuid, millele tehtud KSA. Selle vastus on see, et jaa, et me täiendame neid parameetreid veel ja kindlasti jätame seda välja. Nii, siis on jällegi küsimus sellele, et kas plaanis keskkonnas on võimalik kontrollida, kas vastaksid määrusele. Ehk siis meie süsteemis saab praegusel hetkel teha jah, saab sellisel juhul, kui te lisate planeerija sinna nii-öelda planeeringu juurde. Sellist võimalust nagu hetkel Blankis, kus ilma sisse logimata meil ei ole, ja kui te tahate ilma sisse logimata seda teha, siis peaks ikkagi sinna Blanki poole pöörduma. Blanki kontroll toimub meil siin süsteemis sees, kui üles laetakse siis seda planeeringut ja hakatakse esitama. Jah, siis siin on veel küsimus ruumikujude kattuvuse kohta ja seoste kohta. Jah, tõesti, sinna peaks tekkima see planeering, seotud planeeringud ja nii-öelda see käsitsi lisamise võimalus on tõesti jäetud selleks puhuks, kui tuleb välja, et midagi tõesti seal ei ole. Nii, siis ma näen, et siin on küsimus ka selle kohta, et kellelgi ei ole Blanki või keegi ei saa meie siia süsteemi sisse. Selle nime ma panen kirja ja ma uurin, et kas ja mis põhjusel sul ei ole omavalitsuse õigusi. Siin on küsimus selle kohta, et kas kuskil kajastub ka KOV-i poolt antud planeeringu number. Nii, oota, ma võtan uuesti siis selle lahti. See on nähtav. Võtan ta lahti, võtan mõne kehtiva planeeringu vaate. See on nähtav siin siis selles lisaandmete vahelehel korraldaja ID all.
nii, kas Planise keskkonnas tekib ka võimalus, et kui lülitan kaardikihil kihi sisse, siis näen kaardil kõiki teepealaseid oota, ma jätsingi selle tegelikult näitamata, ma näitan selle lõpus ära. Planise kasutaja tuge on võimalik telefoni ja numbri te leiate siin e-ehituse platvormi lehelt. Nii, aga siis ma võib-olla näitan tõesti selle veel ära. Et jah, et kui sa need kihid nagu sisse lülitad, siis ta näitab kogu seda tulemust siis äh, sellisel kujul ja siis siin siis ise lähed huvipakkuma koha peale, ma küll praegu lülitasin TP-d, aga noh, TP-sid on ilmselt kõige rohkem, on ju. Et siin saab siis jah liikuda mööda seda, ma loodan, et see oli see küsimus, millele taheti vastust. Nii, aga Enelini küsimusele ma siis vaatan testin läbi ja oskan vastata hiljem. Kas keegi tahab midagi ka nagu otse küsida? Kui keegi tahab tegelikult kohe näppida ka ja te ei ole ennast nagu testijana kirja pannud ja seda testkasutajat teinud, siis ma pärast selle koosoleku lõppemist võin siia chati panna ka pre-live'i. Pre-live'i te saate siis sisse logida oma ID-kaardiga ja siis proovida ka tegelikult seda, mida ma juba rääkisin ka natuke läbi. Et mure nii-öelda, kuidas ma ütlen, et katsetada seda, mida just nagu räägiti ennem juba läbi, sest laivis on iga nupule vajutus mingi tegevus, mis toob kaasa selle, et neid asju ei saa tagasi pöörata. Pre-laivis on see nii-öelda testimine võimalik nii-öelda murevabalt, et seal saate tegelikult julgelt vaadata ja tutvuda. Nii, küsimus on, millal live ja laivi me tahaks minna täna õhtul. Laivid on meil tavaliselt õhtuti, kuna päeval on kasutajad sees. Ja kui live läheb edukalt, siis me ütleme, et nüüd saate tulla sisse. Ehk homme, loodame. Ja Reeda küsimus, ma näen, et on seotud plaanidee asemel on nüüd jah, planeeringu kood, aga meil ongi selle kohta ka väike täpsustus tuleb, et ilmselt saab ta nimeks planeeringu number, mitte kood. Blanki saab kasutada, blank on read-only vaates, sinna ei saa lihtsalt esitada enam kehtestatud planeeringuid. Ehk otsingud töötavad, siis ja seda automaatkontrolli saate ka teha ilma sisse logimata, kui vaja on. Nii, ma nüüd ootan veel natukene. Ahah.
nii, siin ma näen veel, et kellelgi ei ole kasutajaks registreerunud, ma panen selle nime ka kirja. Ja te võitegi selles mõttes, kui keegi veel avastab, et ei ole, siis te võitegi kirjutada sinna info@maaruum.ee märksõnakski see, et plaanis kasutaja ja sealtkaudu siis saate ligipääsu. Siis on siin küsimus, kas sisse logimata kontroll jääb pikemaajaliselt kehtima blankis. Ma eeldan, et see küsimus on see, et kas seal saab neid asju kasutada pikemaajaliselt. Praegusel hetkel on mul teadmine, et see jääb lahti vähemalt pooleks aastaks, et me suudaks vaadata, et meil oleks sarnane tulemus nagu blankis. Rohkem ma ei oska nagu midagi öelda. Nii, siis siin on küsimus, kas blanki seisab planise kasutusvõtu, kas sellesse seisumisse jääb. Ehk siis blank peegeldab seisu 28. või jah, 28. detsembri seisuga. Otsingut on mõistlik siis tegema hakata planisest. Nii, aga mulle tundub, et me said küsimused otsa. Kui on küsimusi, kui on pakilisi küsimusi, muresid, mis iganes, et siis need kontaktid said edastatud, mis need üldised on, mille läbi me neid vastuseid saame jagada. Vot siin selles küsimuses Mari Viilop küsib planise kasutamise kohta. Tiit, võib-olla aitad ka selles osas vastata MKM-i poole pealt just. Vabandust, ütle uuesti, mis see Mari Viilapi küsimus või? Jaa, alt 3. Jaa, õige küsimus, aitäh. Siin on tegelikult, mõte on see, et kehtivat planeeringut näeb ikkagi ühest andmekogust. Peale kehtestamist see planeerimisseaduse kohustuseks ju ei muutu, et peale kehtestamist on kohustuslik panna ühtsesse andmekogusse siis kõik kehtivad planeeringud. Ja siin lihtsalt planis asendab siis blanku, aga tegelikult funktsionaalsus ja põhimõte jääb samaks. Aga jah, koostatavate planeeringute puhul me planist hetkel kohustuslikuks ei tee, et eesmärk on vaadata, et kuidas ta käima läheb, et kas on midagi olulist puudu, kas kõik toimib hästi ja tõenäoliselt mõne aasta jooksul läheb ka planis menetluse jaoks kohustuslikuks, aga meil ei ole mõtet seda ütleme nagu võib-olla natuke kiirustades teha, et tegemist on uue asjaga, planeeringute menetlused on väga nagu mitmetahulised ja siin võib olla nii-öelda kas siis funktsionaalsusi, mida veel ei ole või mida te tegelikult täna teete ja mida siin ei saa veel teha või siis midagi toimib valesti, et
et teeme nii-öelda sellise pehme kasutuselevõtu ja tõepoolest inimese vaates tähendab see siis seda, et kõiki menetluses planeeringuid ta planisest kohe ei pruugi näha. Siin on ka üks tegelikult kommentaar, mis võib-olla Tiit ka veel mõelda, et vaata, no praegusel hetkel me oleme nimetanud selle plaani-idee planeeringu koodiks või planeeringu numbriks, siis siin on selline tähelepanek, et määruses on nimetus plaani-idee. Ja teame ja selles mõttes ilmselt see tuleb ära muuta. Ma ei tea, kas see tegelikult planise mõttes on see, kuidas teda kuvatakse ja see, kuidas teda seal, ma ei tea, kas ta oli meta-tärkandmetes lisatakse, et see vist ei ole tegelikult otseselt nagu vist probleem. Tõsi, ega ta ei ole hea, kui ta on erinevate ta tekitab segadust jah, et kui see nimetus ei ole kõikidel ühene, et seal tuleb jah siis nagu sedapidi vaadata, et see oleks siis ühtemoodi. Aga aitäh, Enelin, et tähelepanu juhtisid. Jah. Nii. Ma näen praegusel hetkel mingisugust, kas te olete kusagil Devis, laivis, te praegult ei näegi veel mitte midagi, sest meil ei ole arenduslaivis, et ma ei tea, kus keskkonnas te praegusel hetkel olete. Et te näete neid asju siis, kui me oleme laivis. Teele, kas sa julged kellaaja ka öelda, mis kell see täna laivi läheb? See oleneb tarne pikkusest. Aga tänase jooksul siis, tänase kalendripäeva jooksul. Jah, loodame, et kõik läheb valutult, et kuna meie nii-öelda tarne mõjutab ka ehitisregistri asju, et siis tegelikult liigume suht nagu ettevaatlikult, et vaatame, et me ehitisregistri menetluskeskkonnale liiga ei tee. Nii, oota, siin on veel üks küsimus. Kas TP kehtestamist esitades tuleb lisaks senisele lisada ka TP materjalide kaust? Ma tegelikult ei saa sellest küsimusest aru. Kas need on mingid lisamaterjalid või asjad? Et ühesõnaga kõikide joonistega TP-kaust, joonised on, kas nad on mingid ruumikuju failid, mis lähevad sinna nii-öelda ülesse plokki, et ma ei tea, me võime, Monika võib pärast hiljem võib-olla kirjutada, saame täpsustada. Ma oskan võib-olla nii palju selgitada, et nagu reeglid andmete osas, esitamise kohustuse osas blangiga võrreldes ei tohiks muutuda. Et võib-olla seal on mingi tehniline mingi bugi kuskil, mis võib-olla tekitab mingeid segadusi, aga tegelikult kõik reeglid, et mis andmed tuleb esitada, et need jäävad selle blangist planisele üleminekuga samaks. Nii et see, mis te olete seni teinud, see peaks toimima ka planises ja kui ei toimi, siis andke teada.
nii, aga ma ei tea, siis hästi. Ja tegelikult ma siis kutsun teid siis üles 19. Jaanuaril tulema siis järgmisele koolitusele. Seal me siis läheme põhjalikumalt menetluskeskkonna funktsionaalsusest, näitame detailplaneeringu taotlust, kuidas menetlusse võtta, milliseid toiminguid saab üleüldse meie süsteemis teha kogu protsessi vältel ja käime üle siis need teemad. Ja veebruari alguses ja nii-öelda ka tulevikus tegelikult need igasugused valdkondlikud erispetsiifilised koolitused jätkuvad, et seal me vaatame jooksvalt, kuidas nii-öelda kasutajate tagasiside on, mille järgi rohkem vajadus on. Et jah, sedapidi läheneme. Aga aitäh teile seniks ja siis aitäh kõike kõigile osalejatele. head ja